kõlab nagu needus ju. Jah. Kuule, aga needustest üldse rääkides, kuidas üldse nagu... Mul on siin ees. No jah, küsi. Needus on negatiivne energiaprogramm, mis on kinnitatud meie astraalkehasse. Aitäh siis tehakse astraalrännak. Mis see tähendab? Needust on erinevat, mille sa saad panna vereliinile või inimesele või needust ei saa panna ükski niisama, et inimesed kõik kardavad, et ma kaotsin töö või et ma ei tea, mul on vähe raha, mul on needus. See on needus peal ka. Jah. Needus on väga tõsine asi ja needusega inimese on ära tuntav inimene, et see on hoopis teistmoodi. Ära tuntav nagu sinu poolest, selle energia poolest siis mõtled, jah? See on väga tugeva hävitusliku jõuga on needus. Ja see ei ole ikka naljaasi, see ei ole see, et sa jääd tööst ilma või needus näiteks, kui on pandud tervisele needus, siis hakkavad juhtuma sellised asjad, et inimene surebki millessegi ära, mida diagnoosida ei ole võimalik. Ongi nii? Jah. Aga... Tervisehädadesse. Sa sured ära valudesse, mida keegi ei diagnoosi, et sul valud on. Aga mida siis teha selle needusega? Kas see on... Sõltub mille peale on see pandud, et needuse saab maha võtta inimene ise ainult, mitte keegi, et kui keegi ütleb sulle, et ma võtan su needuse maha, siis ta on petis. Et needuse saab maha võtta inimene ise. Aga mis ta siis üldiselt tegema peab, et kui mul on nüüd needus peal... See on selline rituaal jälle, mida ei tohi kunagi kellelegi õpetada ja need on erinevad. Vererituaal või? See on veel hullem, jah. Et see on veel hullem. Hirmus. Jah. Hirmus. Et on ju ka mingid pandud nagu vereliinile mingid armastuse needused peale, eks ju. Et ütleme, et palju oli seda... Armastuse needused siis, et nemad ei leia kuidagi armastust. Isegi mitte nagu ei leia armastust, aga mida on tehtud nagu just palju peale sõda. Näiteks on olnud neid asju, et terve suguvõsa ei saa terveid järglasi näiteks. Või siis ei saagi järglasi. Või kui tulevad, siis kõik on puudega inimesed. Ja tõsise puudega, mitte see, et lihtsalt, et ma ei tea, et on sellised efektid, millega inimene saab elada ja saab ise hakkama. Aga kus niimoodi mööda suguvõsa liini lähebki, et lihtsalt nagu see hargneb või siis sealt edasi näiteks, et mehed ei saa järglasi. Ongi terve suguvõsa, kus ühe maani nagu on kõigil lapsed ja sealt edasi näiteks nende lastel mitte kellelgi ei ole lapsi. Ja lihtsalt ei saagi lapsi. Et võt, need on sellised asjad. Ja siis ongi nagu kaputt või? Ei ole kaputt. Siis on see, et siis tuleb sa vaadata, et miks selline asi on tehtud. Et kui see on sul ikkagi tehtud nagu eespool ja pandud vereliini peale, siis ei ole ju sina sellest süüdi. Miks sina pead kannatama? Aga kui sa oled ise olnud selle vääriline, et sulle needus panna. Kui sa oled paha laps. Jah, siis ma vahel ei aita ka. Et see, et sa viidi inimese nii kaugele, et sul needuse paneb, ja see peab olema võimetega inimene, kes paneb, on ka neid, kes raha eest panevad. Aga see needuse panemine on kuidagi, kas see nõuab ka sellelt needuse panijalt, kas see nõuab ka mingit nagu ohverdust või kuidagi... Jah, sa pead ikkagi nagu midagi andma. Midagi andma, jah. Aga mida? Seda me ei tea või? kolm tilka verd, jah. Nendest, küsi. Mul tuli kohe needusega halb õnn. Kuidas nad käsikes käivad või on erinevad või... Sest kui te mainisite, et näiteks ei saa järglasi, need kõlab nagu võib-olla halva õnnena, et lihtsalt... Ei ole halb õnn, et kuidas sul on halb õnn see, et kui sa lähed ja kontrollid selle, sulle öeldakse, et sinu sperma on kõlbmatu. Ja terve su suguvõsa sperma on kõlbmatu. Et see on siis nagu needuse töö või? See on needus, jah. Aga see, et sul on halb õnn, et ma ei tea, et kogu aeg autoavariisid, et mul just üks inimene ütles, et üks päev ma sõitsin vastu posti autoga, teine päev oli see, et mul läks ref katki, ja siis kolmas päev oli see, et kaotsin rahakotti ära, see ei ole needus. See on lihtsalt, sa oled lihtsalt pea laiali otsas.